vaikselt aknast sisse käib üks lihtne laud ja kodusoojus südant jälle näeb. Ei helise ükski telefon, ei kutsu kauge maailm, täna räägib armastus, mis elab meie vahel. Leib ei toida ainult keha, sõnad toidavad ka hinge. Kui me päriselt kuulame, siis kodu sünnib jälle. Istume ühe laua taga, silmad kohtuvad, kui valgus, käed on lahti, südametki, selles peitub pereväärtus. Mitte majad ega raha, vaid see aeg, mis kingime, ühe laua ümber kokku õpime taas armastama. Vanavanemate tarkus elab vaiksetes lugudes, laste naer toob homse päeva meie tänastesse tubadesse. Iga põlvkond annab edasi killukese oma valgust, nii saab väikesest hetkest terve elu alus. Pane telefon korraks kõrvale, maailm võib oodata veel. Sinu hääl on kallim kui 1000 teadet. Sinu kohalolu ravib rohkem kui sõnad. Pere ei kasva täiuslikkusest, vaid ajast, mida üksteisele kingime. Kui kord elutormid vaibuvad ja juuksed muutuvad halliks, ei mäleta me ekraane, vaid neid õhtuid ühise laua ääres. Sest armastus vajab hingamist, mitte suletud vaikust. Ja kodu sünnib iga kord, kui me valime teineteise. Kõik ei ole alati lihtne, vahel sünnib vaikus pikk. Iga süda kannab endas mõnd nähtamatut risti. Ja ka üks ühine õhtu võib parandada rohkem kui 100 tormakat vabandust või vaikides peidetud valu. Koduks ei saa seinad üksinda, koduks saavad inimesed seal, kus kuulatakse südamega, kasvab usaldus tasapisi. Istume veel ühe laua taga, jagame nii rõõmu kui ka pisareid. Iga pilk ja iga naer õpetab meid armastama. Kõige kallim aeg siin ilmas ei maksa mitte ühtegi senti. See on aeg, mis kingitakse neile, keda päriselt hoiame. Lapsed ei õpi ainult sõnadest, nad õpivad sellest, mida näevad. Kui nad näevad austus, sünnib austus. Kui nad näevad haalimist, kasvab haalimine. Ja ühel päeval annavad nad selle edasi oma lastele nagu kõige kallima pärandi. Me ei saa ette teada, milline saab olema homne päev. Ei ole lubadust, et lapsed jõuavad kord meie kõrvale vanaduses. Aga me saame täna kinkida neile midagi, mida ükski aeg ei suuda ära võtta. Mälestuse armastusest, mis elas ühe laua ümber. Traditsioon ei ole kohustus, traditsioon on armastus, mis leiab tee ühest südamest teise. Üks ühine söögikord võib saada mälestuseks, mida kantakse terve elu. Jah, ühel päeval ütleb laps oma lapsele, tule, paneme telefonid kõrvale, räägime päriselt, nii tegime meie kodus. Kui maailm muutub järjest kiiremaks, siis meie valime aeglustumise. Kui maailm kisub pilgud ekraanidele, siis meie vaatame üksteisele silma. Kui maailm õpetab võistlema, siis meie õpime kuulama. Sest armastus ei kasva kiiruses, armastus kasvab kohalolus. Üks laud võib muuta terve perekonna, üks õhtu võib muuta terve elu. Üks kallistus võib lõpetada vaikuse, üks kuulatud süda võib päästa lootuse. Ja kui meie enam kord siin ei ole, ela edasi see valgus, mille jätsime oma lastele. Mitte rahana, mitte majadena, vaid armastusena, mis istus alati ühe laua taga. Kui kodu aknast paistab soe valgus ja keegi hüüab, söök on valmis, siis tea, see ei ole ainult kutse lauda. See on kutse olla koos, kutse olla perekond, kutse armastada. Ja võib-olla just sellest algabki maailma muutumine. Ühest lauast, ühest perekonnast, ühest südamest korraga.